et öeldakse, et 50-aastane naine või no kuskil seal keskeas olev naine, et ta muutub nagu nähtamatuks. Kuidas sa tead, ma täna kõndisin siia ja ma tundsin ennast nähtamatuna, tead või? Ei tea ja mõtlesin selle peale, sest inimesed läksid must läbi. Ma ütlesin, kas nad ei näe, ma tulen 2 suure kompsuga, sinu lilledega, kurat. Ja niisuguse buketiga. Ja nad lihtsalt, ma mõtlesin, kui see juhtus 3. kord, ma mõtlesin, et ma küsin, kas ma olen nähtamatu või? Nii, palun laienda seda teemat. Nii, hakkab. Kas sa usud Jumalasse? Ei usu Jumalasse selles tähenduses, ma ei usu kindlasti, et ma olen ikka vana patune. Vana pagan. Me terve perekond on olnud. Jumala uskuma kindlasti ei ole. Ja. See ei tähenda, et ma millessegi ei usuks. Need on 2 erinevat asja. Uskumine, religioon kindlasti sealt läheb nagu lahknevus minu jaoks. Nii, ja see on mingisugune sõna, mille ma nüüd uurin välja. See on anakron või mingisugune selline hästi põnev. Aga mina ei ole selle esindaja vist. Ei ole, sest sa ei teadnud seda sõna. Ei, ma ei teadnud seda. Ma ei tea, mis see tähendab. Võib-olla ma olen kaudselt siis, kui ma ei usu Jumalasse, aga millessegi ikka usun. Võimsamasse on ju. No ma ei tea, kas see on võimsam, nagu ükskõik, kuidas seda nimetab. Ma ei tea. Aga saatusesse või mingitesse märkidesse? Ei, ma usun ikkagi, et inimesest, selleks me olemegi inimesed, meil on antud teadvus, eneseteadvus, intelligents ja võime mõtelda ja mina ikkagi usun sellesse, et me mingit saatust kui sellist küll ei ole olemas, ise vormid enda elu ikka selliseks, nagu see on. Keegi teine seda sinu eest ei ole teinud ette ära, ega ei ole mingi ettemääratust ei ole olemas, vaid sa ikkagi ise sinust sõltub palju. On juhus küll. Ja sorry sõbrad, meie hommikusöök jätkub, me tegime eelvideo ära, sellepärast me oleme juba nii sõbralikus vestluses. Elisabeth Reinsalu on minu külaliseks täna ja no ma ei saa ümber ega mööda 50 ollalla, tead, naisterahvana, No, et kui sa tunned ka, et kas on, vaata, osad ütlevad, et tuleb mingisugust vanuse saabudes, tuleb mingi selline mõistmine või mingi rahu või kuidagi asjad loksuvad kuidagi paika. Või. Oled sa nagu tundnud ka, et kas siin on nagu mingisugune pööre käimas või ei ole nüüd siis või? No väga paljud asjad selguvad meile ju kahjuks alles tagasivaates, et siis saame nagu hiljem aru, mis meiega juhtus, et seda hetke elades on võib-olla raske kuidagi seda defineerida või öelda, mis on, aga no kindlasti noor ma enam olla ei tahaks. Sest et ma tahaksin ikkagi tunda neid samu nagu tundeid, mida ma tunnen praegu ja need on enesekindlus, need on mingisugune selline, tõesti mingisugune kindlus sellest, et ühte koma teist oled elus juba saavutanud. Aga noorena ju neid tundeid ei tunne. Noorena võib loomulikult teatavas eas noorena sa oled kõige targem inimene üldse maamuna peal. Aga mina ei olnud selline noor üldse. Ma olen olnud alati kõikides seltskondades kõige noorem. Kui ma läksin Tallinna ülikooli õppimas, ma olin oma kursuse kõige noorem. Ma olen oma sõprusringkonnas kõige noorem. Ma olen perekonnas noorim laps. Jah, lavakasse ma läksin, seal ma olin kõige vanem. Aga töö juures ma olen olnud pikka aega, ütleme see meie lend ka, kes lõpetas ja sinna Linnateatrisse läks, me olime need kõige nooremad. Ja nüüd järsku ma olen olukorras, kus ma olen ka oma töökollektiivis vanem kui inimesed, kes juhivad seda asutust. Ja see on päris kummaline tunne, ma ei mõtle selle peale iga päev loomulikult, aga see, kui meie juhid vahetusid teatris, siis ma küll mõtlesin selle peale, et nüüd on selline hetk, kus ma olen järsku vanem kui need inimesed, kes on minu ülemused. See on päris põnev. See oli väga huvitav ja tõesti see kuidagi korreleerub ka ajaga, milles me elame, sest enam ei ole minu meelest eeskujusid väga palju, ei ole
inimesi, ei ole autoriteete, ei ole inimesi, kellele alt üles vaadata ja mis on võib-olla mõnes mõttes ka hea, sest noored on kuidagi sellised, nad on juba võib-olla targemad, kui meie olime või kui mina olin 20-aastaselt, kui need noored, kes elavad praegu, nad on minu meelest elutargemad, kui meie põlvkond oli noorena. Aga jah, et see on tõesti kummaline tunne, et ma olen igal pool olnud alati kõige noorem ja nüüd ma olen järsku kuidagi natuke vanem. natuke vanem. Aga mitte vana. Ei, mitte vana ja see on tõesti selline, öeldakse nagu kuldne selline. Kas see on kuldne keskiga äkki või? No öeldakse keskiga jah, et selles mõttes ongi, et 50, ma ei tea, kas ma nüüd 100-ni välja põrutan, aga minu ema poolt suguvõsa on kõik väga pikaealised olnud, isa poolt ka, et kunagi ju ette ei tea, eks läheb liiga morbiidseks, aga õnneks ei tea. Ei peagi teadma, ma arvan, kui me teaksime ette, siis oleks ikka asjad väga hullud. Kui mine tea, ühes näitemängus oli kunagi selline tekst, et kui te tahate hästi elada, hakake surma peale mõtlema. Ja just selles tähenduses, et iga päev tuleb elada täie rinnaga. Et justkui see päev oleks see viimane päev. Minna koju, musitada oma meest, kallistada oma lapsi, ma ei tea, veeta mõnusalt aega kellegagi koos ja öelda, et sa oled oluline minu jaoks. Sest mõtle, kui õudne, kui juhtub nii, et see läks, see hetk kadus, see viiv enam ei ole ja sa ei saanudki inimesele öelda neid ilusaid sõnu. Selles mõttes, selles tähenduses on see ilus mõte, et mis siis, kui see oleks viimane hetk. Tead, Soomes tehti kunagi ühte saadet. See lõpetati millegipärast kähku ära. Saatekülalised tuntud inimesed siis osalesid seal ja nendel oli ainult üks ülesanne, et kujuta ette, et homme sind enam ei ole, kuidas sa täna elaksid ja mida sa teeksid. Inimesed hakkasid igasuguseid asju. Üks läks muidugi võttis suure pangalaenuga ja mõtles, et tegi nalja nii-öelda. See läks natuke käest ära see mäng, on ju. Et see ei läinud päris vist see, mis nad ette kujutasid, et võib-olla seal kujutati ette, et tehakse midagi hüpatakse langevarjuga ja annetatakse kõik, ma ei tea. Just, aga inimesed hakkasid natuke lollusi seal ka tegema, et see läks nagu käest ära. Aga see on huvitav, et see selle teemani nagu jõudsid selle, algul ehmatas nagu isegi, et nagu see oleks su viimane päev ja sureksid ära. Sest ma just praegu olen, nagu ma just enne ka ütlesin, ühe matuse korraldaja või matuse fotograafiga tegemas intervjuud ja tead, mis tema ütles või? Tema ütles, et me peaksime kõik ise enda matused eluajal ära korraldama ja see ehmatas mind ka samamoodi. Aga ma ei taha selle jutuga siin, ärme lähe. Kuule, aga mõeldes seda, mis sa oled, ja vaadake meie eelvideot, sest seal me rääkisime natukene ka sinu pikast kooselust, mis on ka müstiline tänapäeval, sellepärast kõik vahetub ja on nii kiire ja kuidagi kõik elavad nii intensiivselt ja sina oled nii kaua ühe inimesega koos olnud ja kuidas see kõik võimalik on, kõik need klassikalised küsimused, aga võib-olla, kui sa mõtled ikkagi natukene tagasi, kas sa oled pidanud elus millestki ikkagi loobuma ka? Sa mõtled nüüd loobuma näiteks töö mõttes või? Elu ja töö mõttes, et vaata, ma ikkagi mõtlen, sa oled näitleja, sa oled karjääri teinud, sa oled väga vägevat karjääri teinud ja ma loodan, et paned sinna 100-aastaseni välja. Aga see ei tule niisama, et okei, sul on tugev perekond ilmselt taga olnud ja kõik on sind toetanud. Isa, ema on näitlejad, on ju. Sa nagu jagad matsu, kus sa tuled, on ju, kõik mõistavad sind, aga vaata, ikkagi on mingid valikud, aga kui sest sa alguses ei läinud ju ka näitlejaks, sa läksid üldse ajakirjandust või? Ei, ma õppisin reklaami ja meediat. No nii, copywriter või? Jah, see oli mu unistus, et ma oleks saanud selliseks loov reklaamitegelaseks, et mitte mingisuguseks projektijuhiks, aga ikkagi selliseks reklaamide väljamõtlejaks, sest see oli just selline aeg, 95, 96, 97, sinna kanti 90. lõpp, kus kõik tundus, see oli nii põnev kõik see maailm. Ja muuseas ka väga paljud näitlejad olid ka agentuurides sellel hetkel copywriterid, teenisid raha sellega.
jah, sõnaseadjad, inimesed. Et aga ma ei oska niimoodi öelda, kas ma olen pidanud millestki loobuma. No aga sel ajal ei käinud mingi krõps. Kus see näitlejaamet siis tuli? Kas see tuli siis ikkagi mööda juuri või? No ma ei tea, mis selle rähnipoja sinna puu otsa viis ikkagi, et see tung oli nii suur vist ikkagi, et kuigi ma sellele tõrkusin väga kõvasti vastu alguses. Ma mäletan juba keskkooli ajal, minu ajal öeldi veel gümnaasiumi kohta keskkool, õpetajad ütlesid, et no ei, sina pead ikka näitlejaks minema ja ma mäletan, meie perekonna tuttav oli Anne Lill, kes on siis klassikaliste keelte professor Tartu Ülikoolis ja ma ütlesin talle, et ma tahaksin tulla ülikooli, Tartu Ülikooli siis keeli õppima, et olen mõelnud ka seal romaani keelte peal, võib-olla prantsuse või hispaania keelt ja siis ta hakkas naerma niimoodi, ütles, et no, sina peaksid ikka näitlejaks minema, on ju. Ja siis ma olin nii kohutavalt solvunud, ma mõtlesin, et kuidas nii. Juba balletikoolis, kui ma käisin, ma mäletan, minu õpetaja ütles, et kas sa ei tahaks ikkagi minna sinna vastasmajja, et balletikool ja teatrikool olid tol hetkel ja olid, nüüd on nad Mubas seal kõik koos. Ja et kas sa ikkagi tahaks minna, et no balleti osas mul ei olnud nii palju andeid, kehalisi eeldusi lihtsalt. Ja ma olin ka kohutavalt õnnetu ja kõik kuidagi mind pressisid sinna, lükkasid kuni selleni välja, et ma mäletan, me käisime mingi hetk, kui lavakunstikoolis tehti remonti ja me käisime seal üleval emaga koos vaatamas Nukkude akadeemiat, mis oli Elmo Nüganeni lavastus, mida ta tegi siis selle 16. lennuga, kus olid Mait Malmsten, Katariina Lauk, Indrek Sammul, Triinu Meriste ja nii edasi, kõik väga tegevad näitlejad praegu. See oli kohutavalt kihvt lavastus, aga siis nad olid tudengid veel. Ja ema ütles, et kas sa ei taha siia teatrikooli tulla, et vaata, siin on igal ühel oma kapp. See oli tore argument. Ei no see oli selles mõttes, et kui nemad õppisid Pantso ajal 60-ndatel, siis oli see teatrikool üks väike ahjuküttega nii-öelda korteri majakene seal üleval Toompeal. Seal oli must saal ja põhimõtteliselt oligi kõik. Aga et noh, et siis Ingo Normeti ajal tehti seal suur remont ja tudengid said tõesti endale riietusruumi, kapi oma Kuule, neil on saun isegi nüüd seal. Nüüd ma pole seal ammu käinud, aga nüüd on see täitsa lukselu, eks ole. Aga siis tol ajal see oli selline 90-ndate seal keskpaigas, et see oli selline. Ja ma mõtlen, mis argument see nüüd on, et mingi kapi pärast teatrikooli minna, et ma ei taha, eks ju. Aga no ma saan oma emast aru, mis ta mõtles, aga jah, ma olen väga tõrksa loomuga inimene tegelikult ja kui sa tahad, et ma midagi teeksin, siis kõigepealt ütle mulle seda, mida ma ei tee kindlasti. Aha. See käib minul niipidi, et kui ma näiteks, no hea küll siis, ma mõtlen seal käigu peal, esimene vastus on mul alati ei. Siis mõtlen, hea küll siis. Et ma olen ikkagi selline ma ei ole isepäine, aga ma olen tõrges, jah. Alguses, uuenduste suhtes alguses tõrges, aga siis kui lähen, siis lähen täie rauaga. See on ka äge. Ma mõtlen praegu, hakkasin nagu tagasi natuke kerima, sa räägid oma vanematest, vanemad on sul mõlemad näitlejad, on ju, isa Tõnu, samamoodi Tõnu Tamm siis, et nii palju, kui mina nüüd nagu kerin oma peast, ma olen hästi paljudelt näitlejatelt ja muusikutelt ka kuulnud, seda ametit ma oma lapsele küll ei soovita. No teie peres nagu ei olnud, et oli vastupidi. Et kui sa vaatasid oma isa poole, ma saan aru, isa on sul tohutu autoriteet loomulikult olnud kindlasti. Et ma isegi olen kuskilt lugenud, et tead sa vaikselt, isegi kui sul on mingi dilemma või sa mõtled mingi asja peale, sa nagu justkui vaikselt nagu, isa on küll surnud, on ju, aga sa küsid nagu nõu või arutled või mõtled, mis isa oleks öelnud või olen ma õigel teel? Jaa, no me olime isaga, mina olin ikkagi selline isa tütar, et me olime ikkagi väga lähedased temaga. Jah, et kas mina tundsin oma kodus nii, et ära mine näitlejaks. Ei, ma ei tundnud sellist asja küll, aga ma kuulsin, et see on ikka raske amet ja see ei ole tavaline amet, ta on ikkagi üsna spetsiifiline amet ja ma arvan, et mu vanemad olid selleks hetkeks, kui ma olin juba 3 aastat Tallinna Ülikoolis õppinud, tänapäeval lõpetatakse juba kõrgkool 3 aastaga, siis oli küll veel 4-aastane, et nad olid, ma arvan, loobunud, et mina üldse sinna teatri poole nagu lähen. Ma arvan, et nad mõtlesid, et selle tüdrukuga on korras, et tema saab endale ameti, millega teenib ta endale leiva lauale ja
et ma ei usu, et nad mõtlesid, et ja kui mu ema siis teada sai, et ma olen juba eelvoorust läbi saanud seal katsetel, et siis ta pidi ääre pealt vanni kukkuma, et ta istus vanni ääre peale ja ta ütles, et see oli nii suur üllatus. Aga loomulikult ta elas mulle siis väga kaasa ja ta on pärast kuskil ka öelnud, et tal olid väga kahetised tunded sellega seoses. Et üks osa temast muidugi väga tahtis, aga teine osa on see, et sa tead, et see ei ole alati nagu kõige lihtsam teekond, mida kõndida. Sest näitleja ameti juures on olnud ikkagi, on see keeruline osa, et sa ise valida saad võib-olla vähem, kui pealtnäha tundub. Et kui sa töötad ikkagi repertuaariteatris, siis pannakse sulle ütleme mängukava ette ja need rollid, mida sa kehastama pead, pannakse sulle ette ja nii ongi. Ja loomulikult see on su amet, see on su töö, sa teed selle ära. Ja iga kord need ei ole võib-olla Lady Macbethid. Mõnikord on need sellised Shakespeare'i mõttes hauakaevaja rollid, kes tulevad korraks lavale ja ütlevad, et näed, Jooriku pealuu on siin mu käes. Ja keegi meist ei lähe ju teatrikooli selle mõttega, et küll saaks neid väikesi kõrvalrolle, neid sutsakaid mängida. Kõik tahavad suuri rolle mängida. Ma arvan ikkagi nii. Muidugi. Aga selles mõttes see on keeruline amet. Vabakutselise tee mulle tundub on veel keerulisem, sest siis sa saad küll ühtpidi valida, aga see vabadus võib tunduda nagu alguses nagu näilise vabadusena, sellepärast et paraku tõelisus on ikkagi see, et sa pead tegema tööd ja sa pead olema pildil ja siis sa pead võtma väga palju pakkumisi vastu selleks, et nii-öelda pildil olla või endale nime teha või. Kas ma olen õigel teinud? Tänapäeval olen mõelnud pisut vastupidi, et vaata, vanasti oli natukene nagu tabuteema, kui näitleja tegi kaasa mingites reklaamides või siis mingi teleseriaalides ja mingites kuidagi, ma ei tea, paranda mind. Mulle nagu natuke tundus, et teised näitlejad nagu ei suhtunud sellesse või ütleme niimoodi, et tõsiselt võetavad näitlejad ei suhtunud sellesse väga hästi. See oli mingi periood, see on nüüd möödanik. Mina ei tea, tundub, et töö on töö tegelikult ja täpselt nii tuleb seda võtta. Ja ütleme, mis puutub sarjadesse või seriaalidesse, siis see on ju sinu erialaline töö ja sa teed seda täpselt mina vähemalt olen nendesse asjadesse suhtunud nii, et ma teen seda samasuguse pühendumusega, nagu ma teen oma teatritööd. Ja lihtsalt mul on olnud õnne nendes mängida ja need on olnud ka kõik väga head sarjad. Super sarjad. Ja, et ma ei ole pidanud, ütleme, kehvades projektides osalema. Kuskilt tuleb muidugi tõmmata see piir, et sa ennast nagu päris ära öeldi kunagi nii, et ära vaheta ennast peenrahaks. Just seda ma tahtsingi öelda. Aga ma ei tea, kas see ütlus tänapäeval enam nagu toimib, sest aeg on nii palju muutunud. Ja muidugi mina olen oma loomuselt ka selline, et mulle meeldiks tegeleda, nokitseda vaikselt kuskil oma ette mingi asjaga, sest ma olen seda ka varem kuskilt intervjuudes öelnud ja inimestele tundub see alati kindlasti suur üllatus, aga ma tegelikult olen oma loomuselt selline kapi introvert, et mulle meeldib tegelikult üksi olla, mulle meeldib üksi vastutada oma asjade eest, mulle meeldib aeg oma ette, mulle meeldib lugeda, mulle meeldib, kui mind keegi ei sega sellel ajal ja mulle ei meeldi väga suhelda, kuigi ma olen väga sotsiaalne ja väga avatud inimene. Absoluutselt aru ei saa. See, kuidas ma ennast taastan, see on see, et ma vajan tegelikult seda rahu ja üksi olemist ja seda omaette olemise aega. Aga kus ma nüüd tahtsin välja jõuda? Ja me jõudsime siia vaata, et tänapäeval mulle jälle tundub reversed, et sa teed nendes seriaalides ja nii öelda, mis haltuuraks kutsuti ju seda vanasti kutsuti haltuuraks. Just, aga kui nüüd sa ei ole seal nendes seriaalides ja asjades, vaata, kõik meie tippnäitlejad on ju hõivatud seal, ükskõik mis kanali lahti teed, nad on ju televusseris kõik on ju, et siis see on justkui reklaam sellele, et nad tuleksid siin teatrisse vaatama äkki. Ma väga loodan, et see töötab niipidi, tõesti. Et minu meelest see on väga hästi sõnastatud ja see nii võikski olla tegelikult. Ja üldse mulle tundub, et see, et Eesti on väike, see on tore, Eesti on mulle väga armas ja ma enne rääkisin, et ma olen suur Eesti patriot, mina ei taha kuskile ära kolida, mina ei taha pensionipõlves Hispaaniasse maja osta või kuskile, ma ei tea, Sri Lankale kolida, et ma tahan ikkagi, mina tahan Eestisse jääda, Eesti on minu kodu.
aga siin on palju nagu ütleme selliseid asju, mis on tingitud sellest, et Eesti on väga väike. Et esiteks tundub mulle, võib-olla ma teen liiga ja võib-olla ma ei ole üldse pädev sellel teemal rääkima, aga et teatrit, kirjandust, muusikat, kunsti vaadatakse nagu läbi ainult ühe prisma. Aga kui on laiem kultuurikeskkond, siis sinna näiteks, kui me võtame kirjanduse, siis mahuvad sinna ajaviitekirjandus, mis on Eestis kuidagi sellise halvamaigulise sõna, ajaviitekirjandus, ta võiks olla ajaveetekirjandus, aga see ei kõla nii hästi. Sinna mahub kriimikirjandus, sinna mahub mingi science fiction, eks ole. Ja need on kõik nende žanrite esindajad, nende autorid on kõik tõsiseltvõetavad kirjanikud. Ja lihtsalt nende see nišš on selline. Aga meil tundub, et justkui nagu ütleme, mingisugune ringkond otsustab, et vaat see on ainult tõsiseltvõetav kirjandus ja ülejäänu on mingisugune, ma ei tea, meelelahutus või ei kõlba kuskile. Ma ei taha nüüd niimoodi üldistada ega teha sellist suurt vikatiga löömist, on ju. Aga natukene nagu on nii, et just kui me oleme nii väikesed, siis meil seda nagu avarust ja laiust ka silmaringi ja kõikide kultuuri konteksti mõttes on nagu väga vähe. Aga samas meil on jällegi, kui teatri mõttes rääkida, siis ma ei tea, Euroopas vist pole ühtegi teist niisugust riiki, kus oleks nii palju teatrikülastusi ühe inimese kohta kui Eestis, et see on ikkagi täiesti nagu luksus. Meil on nii palju, see on pöörane luksus, et inimesed, eestlased armastavad tohutult teatrit, käivad teatris, vaatavad igasugust teatrit. Absoluutselt. Ja kõike. Armastavad ka oma näitlejaid, millest mul on nagu hea meel, mille üle, sellepärast, et see tunne, et sa oled nagu publiku südames, see on ülimalt tore tunne. Ja see ei tähenda muidugi, et ma kõikidele meeldiks või et kõik näitlejad meeldiks kõikidele. Et ikka on oma eelistused ja on maitse-eelistused ja et see on arusaadav. Huvitav jah, et Linnateatrist me ei saagi rääkida, sest sinna ei saa nagu nii, me teame mitte midagi, keegi mitte kuhugi sinna ei saa, teater läks suuremaks, ikka ei mahu sinna ära. See aeg läheb varsti üle selles mõttes, et praegu ikkagi ta veel lainetab selles, et tulge meie uut maja vaatama, et väga paljud piletid on välja müüdud ikkagi, ma arvan, sellepärast, et inimestel on lihtsalt nii suur huvi selle maja vastu, aga äkki ikkagi nende tükkide ja teatri suhtes nagu tervikuna ja näitlejate ja. Ma sain ühe nipi teada. Ma käisin tegelikult mingid päevad tagasi, kõndisin siit mööda Linnateatrist ja vahepalaks lihtsalt ütlen ja see on ju kassa, piletimüük. Ja ma hakkasin nagu ka samamoodi nagu südamest naerma, et miks seda kassat üldse on mõtet pidada, et sinna piletid nagu nii ei saa. Tänapäeval inimesed netist ostavad ju ka pilet. Ma astun õige sisse, lähen sisse, imeilus suur kassaruum. Mitte kedagi ei ole. Vaatan ringi, mõtlesin, muidugi ei ole, sellepärast pileteid ju ei ole. Ja siis ikkagi üks proua tuli sealt kippedi-kappedi ja ma ütlesin, tühi töö küsida, kas siia teatrisse üldse piletid saab. Vaatasin veel seina peal jooksid reklaamid, sa olid mitmes etenduses seal. Küsisin nende etenduste kohta väga põhjalikult, selgitas kõik ilusasti. Ja siis ta andis mulle nipi, kuidas ikkagi võib pileti saada. Kas ma ütlen selle nüüd välja või ma ei ütle? Aga kui sa tahad sama, vaata mina ütlesin, et mina ei saa 3 kuud ette osta piletit. Mina ei tea, mis ma teen 3 kuu pärast. Ja, tõsi. Nii, ta ütles, helista samal hommikul, kella 11 paiku tehti vist kassala. Helista. Siis mingid bronid lähevad pealt ära. Keegi on jätnud välja ostmata ja mõnikord õnnestub. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui tahad laupäevasele etendusele, siis helista reede õhtul. Ikkagi ütlesid. Kurja ütlesin, aga see on nii tore. Mina arvan, et see, et saalid on täis, käiakse vaatamas, rahvas armastab teid, see on üliarmas. Mõtlesin selle peale tegelikult siin, kui ma rääkisin, samal ajal mõtlesin, kui rääkisin. Et kui sa enne ütlesid, et 50 ja nii, et ma kuidagi targu jäin vait ja ei hakanud midagi vastama sulle, või sa ei küsinudki tegelikult midagi. Nii, küsi ja vasta ise. Jah, et ma mõtlen seda, et öeldakse, et 50-aastane naine või kuskil seal keskeas olev naine, et ta muutub nagu nähtamatuks. Kuidas sa tead, ma täna kõndisin siia ja ma tundsin ennast nähtamatuna, tead või? Ei tea.
tea ja mõtlesin selle peale, sest inimesed läksid must läbi. Ma ütlesin, kas nad ei näe, ma tulen 2 suure kompsuga, sinu lilledega, kurat. Ja niisuguse buketiga. Ja nad lihtsalt, ja ma mõtlesin, kui see juhtus 3. kord, ma mõtlesin, et ma küsin, kas ma olen nähtamatu või? Nii, palun laienda seda teemat. Aga ma mõtlen ikkagi, et aeg on nii palju muutunud, et minu meelest just keskealised naised on ägedad naised, sest nad on targad, nad ei pressi ennast peale. Ja kui ma ütlesin nähtamatu, siis tegelikult mina isiklikult ei taha küll enam kuskile kellelegi silma paista, sest selle töö ma olen juba ära teinud. Ma tahan olla täpselt selline, nagu ma olen, aga ma olen tundnud seda tunnet ka, ma mäletan mingi paar nädalat tagasi ma olin TV3-s ja üks inimene, ma ei hakka mainima ta nime, kellega ma tegin kunagi koostööd, kui ma olin noor. Ja ta astus must täpselt niimoodi mööda, nagu mind selles ruumis poleks olnud. Aga kui ma olin, ma arvan, noorem, siis ta kindlasti oleks peatunud ja minuga paar sõna vahetanud. Aga me ei heitu sellest, Anu. Me ikkagi oleme kõige ägedamad, sest mina arvan, et kui sa näiteks vaatad tagasi ajas, siis milliseks muutusid naised, ütleme 40-aastaselt, kui meie olime väikesed. Kitlid selga, juuksed lühikeseks on ju. Mis need tegid, need keemilised lokid? Vabandust. Minul ei ole keemilisi lokke, minul on loomulikult lokid, aga mõnikord paistavad välja küll nagu keemilised, aga et ühesõnaga jah, et seda ju enam tänapäeval ei ole. Ja keskealine naine ongi minu meelest nagu, kõige parem naine. Juhuu! Kuulsite, jah? Nii me arvame ise õnneks, aga... Ja, aga see ongi kõige tähtsam, sest meie olemegi meie enda elu keskpunkt ja see on subjektiivne loomulikult, aga sellest sõltub väga palju, kuidas me ise endast arvame, mida me ise endast mõtleme, sest et mõtetel on väga suur jõud. Kes ütles seda, et kust see pärit, kuskilt ma kuulsin seda, et selleks, et neutraliseerida ühte negatiivset mõtet enda ajus, pead sa mõtlema tasakaaluks 3 positiivset mõtet. See on väga raske. Palju lihtsam on kurta, nuriseda, haliseda ja kahjuks läheb see millegi pärast nii, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem hakatakse kurtma. Mitte minu vanemad. Minu vanemad läksid vananedes paremaks. See on täiesti uskumatu lugu. Ja nad on olnud mulle selles mõttes tohutuks eeskujuks. Et kui nad olid, ütleme, kui meie olime väikesed, oli kindlasti muresid rohkem, nendel oli suurem vastutus, nad olid mõlemad näitlejad, nad pidid hoidma pereelu üleval, neil oli 2 väikest tütart, mõlemal olid mõnikord näiteks õhtuti pikad etendused, keegi pidi meid hoidma, ühesõnaga kõik maailma asjad satuvad sulle sinna kokku. Aga ma arvan, et ma nägin oma vanemaid rõõmsamana siis, kui nad olid juba vanemad, kui siis, kui nad olid, ütleme, noored. Et nad oskasid olla kuidagi ja mu ema ka, ta oskab olla vana inimene, sest ta ei karda üksi olemist. Ta sõidab ikka autoga, ta on 80. Et selles mõttes see on tohutu suur eeskuju mulle ja ma ei kavatse muutuda kibestunud vana inimeseks. Kindlasti kohe mitte. Selle vanemad ja kirja. Et ma ei tea, mis selleks peab, ma tean osasid nippe kindlasti. Üks asi on see on nii suur sõnakõlk, seda kasutatakse nii palju, et ole tänulik. Aga tegelikult, mis see tähendab ole tänulik? See on täpselt see, et sa astud korraks nagu välja ja mõtled, kui ma praegu mõtlen, ma ei osanud ette kujutada noorena oma elu sellisena, nagu see praegu on. Ja mu elus on nagu nii palju asju, mis on nii hästi. Mu lapsed on terved ja tublid, mu mees on terve ja mu kodu on korras, mul on soe vesi, mul on küte, mul on toit, mida ma saan süüa, ka häid toite nautida. Me elame praegu oma esivanemate unistuste elu. Mul on soe voodi, mul on suletekk, mul ei ole kirbud seal, ma ei pea muld põrandal magama, anja. Et kas või nagu ütleb minu mehe vanatädi, et ta mõnikord istub terve päev ja vaatab seda tihast seal akna taga. Aga see ongi see, et sa märkad seda tihast seal akna taga. Mitte sa ei kurda, ei halise, kui valesti kõik on, kui raske on. Kunagi ütles üks mu sõber, et kõige parem asi, mis sa saad endale teha on, kõige halvem asi, mis sa saad endale teha on see, kui sa mõtled, et elu on mulle rohkem võlgu, kui ma saanud olen. Miks öeldakse, et soomlased on kõige õnnelikum rahvas? Kui sa lähed Soomesse, näed, nad ei ole õnnelikud. Tegelikult ma arvan, nad ei ole õnnelikud, aga nad on rahul.
seal on suur vahe. Ma arvan, et kui ma ise tunneks ka ennast kogu aeg õnnelikuna, ma peaksin haiglasse minema või noh, mingite professionaalide poole pöörduma, kui sa kogu aeg viibiksid mingisuguses konstantses õndsusseisundis. Aga sa ole rahul sellega, mis sul on. Isegi kui see ei ole päris see, nagu sa ette kujutasid või unistad. Muidugi selle nagu tagajärg võib olla see, et ma olengi rahul, on ju. Las need juuksed lähevad halliks, on ju. Las need, ma ei viisi oma enda eest hoolitseda. Mitte see, vaid rahul just sellega, mis on hästi ja seda ka märgata. Sest mina nagu täna märkan seda rohkem, et inimesed nagu kidisevad ja vinguvad rohkem kui kunagi varem. On, kuigi samas tegelikult jah, kui nüüd jätta kõrvale see, et meil on üks hirmus naaber seal teisel pool idapiiri on ja siis Eestis elada, ma arvan, on nagu, Eesti on parim riik, kus elada. See üks asi muidugi on, see on halb. Aga see on juba kuidagi geograafiliselt nii, me ei saa sinna midagi teha. Aga meil on, ma ei tea, meil on vaba internet, meil on e-teenused, meil on, ma ei tea, meil on puhas loodus, meil on vesi, meil on diisel maksab üle 2 euro. Elekter ei säriseb nii, et igast august säriseb. Ei, tõsi, loomulikult kindlasti toiduhinnad, käibemaks võiks 18% on. See on lihtsalt see, mis ma kutsetin hommikul raadio lahti, see, mis sealt tuleb. Jaa, on tõesti. Aga ikkagi, kui sa korraks paned nagu asjad mingisse perspektiivi, et kuidas Kristjan Jaak Petersoni ajal elati ja millist keelt räägiti ja kuidas nüüd elatakse, et siis ma arvan, et meil ei ole väga põhjust nagu nuriseda. Me peaksime õnnelikud olema. Meil on oma riik, oma riik, väike riik ongi väga kallis. Sõna otseses mõttes kallis. Ja mitmetähenduslikult kallis. Seda üleval pidada ongi kallis. Just. Me just enne seda siin paar sõna vahetasime siin selle koha omaniku, eks on itaallane Marko, 21 aastat siin olnud, ta ei ole nõus siit ära minema ja minul läksid silmad suureks. Meie tahame kõik Itaaliasse minna ja sina ütlesid, mina ei taha Itaaliasse minna. Ei, mina ei taha Itaaliasse minna. Itaalias käia muidugi on väga tore, aga elada ma ei kujuta ette, et ma seal elaksin. Mul tuleks nii suur kodu igatsus, ma hakkaks oma sõpru igatsema, eesti keelt igatsema. Oma töökohta igatsema. Oma töökohta, ma ei saa teha oma tööd kuskilt nii-öelda edene, ma ei saa teha etäistööd. Jah, et ma ei saa kaugtööd teha ja küll ma saaksin võib-olla siis kuidagi hakata kellekski muuks, ma saaksin mingisuguse teise teekonna ette võtta, aga mida ma siis seal teen? Ja ma arvan, et mingi aeg kindlasti on tore, aga ma hakkaksin igatsema neid kohti, kus ma olen kasvanud ja mis on nii-öelda, mis on minu kodu, jah. Kuule, aga praegu täitsa tuli nagu lampi mõte, aga näitlejad on ju ka kogu aeg kidisenud, et neilt makstakse nii vähe palka ja ma tean täpselt, mis Linnateatri palgad näitlejatel on, see on ju lihtsalt kohutav. Kas sa pead altuurat ikkagi tegema päris korralikult, et sul on ärimeest mees, issand, ma unustasin ära. Ma ei tahaks seda teemat kommenteerida. Ei, me ei lähe see libedale jääle, me ei lähe. Ma arvan, et päästjad võiksid palju rohkem raha teenida, kui nad teenivad. Tuletõrjujad, inimesed, kes lähevad, ma ei tea, mingitesse põlevatesse maju inimesi ja loomiselt välja tooma. Et nemad peaksid palju raha teenima. Kõik. Et näitlejad saavad hakkama, tahad öelda? Ma arvan, et näitlejad saavad hakkama, jah. Et see on nii lai teema ja see pole võib-olla päris minu pädevus, kas seda kommenteerida. Jah, on nagu on, ütleme niimoodi. Kuule, aga ma mõtlen, et nüüd räägime natuke kuulsusest ka, et siin ikkagi see kuulus inimene ja puha. Kas sa oled kuidagi selle pärast kannatanud ka kuidagi või ennast kaitsma pidanud või et sai? Ma räägin ühe naljaka loo sulle. Väga tahan kuulda. Et mina üldiselt suviti veedan oma aega ja talviti ka, sest meil on teine kodu Pärnumaal ja siis minu abikaasa kunagi mulle ütles, et kuule, kui sa lähed sinna Vändra koopi, et pane nagu, ära mine päris nende dressipükste ja nende nagu poriste kummikutega, et pane natuke, vaata, kuidas prouad Alevis poodi lähevad, sätivad soengud ja mina ei kuulanud teda. Ja ikka juhtus, et kui ma seal algaastatel seal Vändra koobis käisin, et siis ikka nägin, et prouad tegid oma abikaasadele. Aga nüüd enam ei tehta, sest nüüd nad on juba harjunud, et see Reinsalu tulebki oma nende aiatöö kummikutega ja oma nende
sassis juustega sinna ilma meigita, ikkagi inimene. Minu arusest öeldud, tuustik tuli. Tuustik tuli. Ei, no ma ei tea, no. See ei ole mind kunagi seganud, sellepärast, et Eesti on nii väike ja siin ei ole mitte ühtegi, ma arvan, et sa tead seda ise väga hästi, siin ei ole mitte ühtegi kuulsust. Siin on kõik vennad ja õed oma vahel. Kõik tunnevad kuskilt kedagi, kellelgi on kuskil klassiõde, kuskil, ma ei tea, mingisugune Julle, lehma, lellepoeg kuskil käinud, olnud koos, et no kui sa oled tõesti Brad Pitt ja elad Hollywoodis, siis sul on, ma arvan, raske astuda koduuksest välja, sest et paparazzode meri on seal ees ja kõik nad pildistavad sind ja sul on keeruline. No, ma ei tea, näitleja puhul, kui sind keegi ei tunne, siis on, ma arvan, häirekellad peaksid lööma, et mis ameti sa siis endal oled valinud, on ja kui sa oled näitleja, keda keegi ei tunne. Vau, see on päris hästi öeldud, okei. Ja kui see sind segab, ka siis oled sa vale eriala valinud, ma arvan, siis tuleb minna teisele teekonnale. Ja tüü, minul ei ole kunagi olnud mingisugust sellist hetke, et ma oleks tundnud, et noh, ma ei tea, ma ei käi ka väga palju mingitel avalikel üritustel. Kassiristetel. Jah, et või ma ei käi ka näiteks, kui tuleb Eestisse mingisugune suur kontsert, ma ei taha, ma ei lähe nagu nendele rahvakogunemistele, välja arvatud laulupidu või tantsupidu. Sinna ma lähen. Aga noh, selles mõttes see mind, keegi ei ole mind togima tulnud kuskil. Et see on alati tegelikult tore, kui vanasti ma käisin Nõmme turul, nüüd ma käin Balti jaama turul, sest see on kodule mulle lähemal ja alati ikkagi seal turumüüjad nagu tunnevad sind ja teretavad sind ja vaata, tuleb Ivo Linnast eeskuju võtta, milline tema on. Teda ei sega see, et ta on Ivo Linna, ta on Ivo Linna. Kõik armastavad teda. Jah, võt kuidas seda saavutada. Kas sind ei ole materdatud vahel mingitel aegadel? No kas või meelelahutusajakirjandus või paparazzos, jah, meil niivõrd ei ole, kui sealt nüüd keegi koobimuttidest ei teinud pilti ja ei saatnud sinna, kuhu vaja. Ja mis siis? Mis siis? Issand, see on ju klassikaline laus. Issand, vaadake, mis on juhtunud meie suure. Ta on nii vanaks jäänud, nii vanaks. Ei tea, kas on midagi juhtunud? Jah. No aga kas ajakirjandus ei ole sulle, kas sulle liiga ei ole tehtud, ma mõtlen just seda. Sa mõtled nagu kriitika poolt? Jaa. Noh, ma ei tea, pigem mul on niimoodi, et kui ma mingis tükis osalen, siis kõikidest teistest kirjutatakse ja minust ei kirjutata. Et see on nagu iseenesest mõistetav, et ma seal kuidagi osalen ja võib-olla ma teen nüüd liiga, aga mul on olnud õnne ilmselt. Ma pean olema jälle tänulik. Mul on olnud õnne, et ma olen osalenud heades asjades. Ja mul on olnud head lavastajad, mul on olnud head õpetajad, mul on olnud suurepärased tööd, milles ma olen saanud osaleda. Neid ei ole põhjust olnud materdada. Ja ega sa ei ole laotanud ja tegelikult ma mõtlen praegu oma isikliku elu ka eriti. See on teadlik valik või? No jaa, ikka on teadlik. Ma mäletan, kui mul tütar sündis ja ta oli siis, polnud päris beebi, aga oli siuke väike laps, siis mingisugune reklaamiagentuur pöördus minu poole, et kas ma ei tahaks oma tütrega koos kuskil jogurti reklaamis osaleda. Ja ma ütlesin ei, sellepärast, et tema käest ma ei saa õiglast vastust küsida veel. Kas ta soovib olla avaliku elu tegelane või mitte? Ta on laps. See on minu vastutada, see on minu otsustada veel siis. Aga täna, kui sa küsid oma laste käest, kes on ju täiskasvanud inimese hakatised juba toredad ja tublid, kas sa nende käest oled kunagi uurinud, kas nad on sinu pärast, et ema on ikkagi kuulus kannatanud? Ei ole, ma arvan. Ma olen ääri-veeri seda küsinud, aga ma arvan, et on pigem neil on olnud oma seltskonnad ja oma tegemised ja oma koolitööd ja oma ringid ja oma asjad, et nad on ka õppinud toredates asutustes, et seal ei ole kuidagi selle peale. Minule öeldi kunagi või oli see mu õde, kellele öeldi, et ise oled Mari Lille tütar ja vaata, milline käekiri sul on. Jah, et ühesõnaga, et sellist asja, et aeg on nii palju parem, et need õpetajad, kes tegelevad meie lastega koolis, nad on ikkagi enamjaolt väga toredad õpetajad ja need koolid on toredad ja sealt ka väga palju tegelikult sõltub sellest, et kuidas suhtutakse nendesse peredesse, kust lapsed on pärit. Ja ma arvan, et me ise ka,
et kuidas meie oleme suhtunud kooli, et me oleme seda nagu vastastikku mõjutanud. Kuule, kas sinu lastest kordagi pole olnud sellist hetke, et nad oleks rääkinud, aga äkki hakkaks näitlejaks või läheks näiteringi või? Ei näiteringi nad pole astunud, aga tütar nüüd osales mul ju kättemaksukontori võtetel, et ta ju seal paar korda astus üles. Ja. No ikkagi natukene. No jaa, aga tema on täiesti teise eriala peal, et ta lõpetab juurat Tartus just sel kevadel teeb oma paljugi, mis? Ei, muidugi. You never know. Ei, absoluutselt. Ja vaata, kui sa enne küsisid, et kas et on paljud näitlejad ja kunstnikud ja ütleme muusikud, kes ütlevad, et noh, et ära seda ametit nüüd küll vali. Mina ei saa niimoodi väita, et ma käe ette tõstan või ütlen, et ära nüüd sinna näitlejaks küll mine, et jah, ma võib-olla räägiks temaga, kui see hetk oleks, aga ta on näinud seda kõrvalt, ta on näinud, mis amet see on ja mõlemad mu lapsed on, neil ei ole päris, selle nad isalt saanud muidugi oma arukuse. Aha, loomulikult, jah. Loomulikult, et nad ei ole ka jah sellised, et nad ise ei suudaks järeldusi teha elust ja asjadest, mis meid ümbritseb, kui ma mõtlen näiteks selle lavakas õppimise peale, et see oli ju nii tore kogemus, et need inimesed, kellega sa 4 aastat oled seal sõna otseses mõttes selles kloostri koolis koos, hommikust õhtuni, pead, jalad, kõik on sul lahti, kogu hing oled lahti teinud nende ees, kõike nad tunnevad sinna, ma arvan, et ükskõik millise kursakaaslase või kursavenna käest küsida, kõik nad tunnevad tegelikult samamoodi, on ju. Et see on ju nii äge protsess on, et kuidas ma nagu keelan oma lapsele seda, et ei, ära mine sinna, on ju. Ameti mõttes muidugi, ta on raske, ta on keeruline ja sul peab olema, enne rääkisime saatusest, õnnest ja sul peab olema väga palju õnne tegelikult. Aga ma ei tea tõeliselt, kuidas pidi see käib. Kas sa ise teed midagi selleks, et su saatus kujuneks selliseks või siis ta lihtsalt kujuneb kuidagi, juhtub nii. Ma ei tea, kumma pidi see käib. Ma arvan, et kuidas see ingliskeelne lause on, et chance prefers prepared mind või midagi sellist. Jah, on isegi, jah. Ma ei oska ka öelda praegu. Et ühesõnaga neid soosib saatus, kes on ise ette valmistanud, kes on ise midagi teinud selle jaoks. Selleks ette valmistanud, jah. Kuule, meil on saade juba kohe läbi, aga kuidas sa Linnateatris nii kaua ikka vastu oled pidanud? Kuidas see võimalik on? Mis asi see on? Ma ei tea, ma ei oska öelda, võib-olla peaks Linnateatri juhtide käest seda küsima ka. Ma arvan, et see on ikkagi loomus. Kas oled leplik, ütleme niimoodi, sa ei lähe konfliktidesse vist? Ei, ma ei taha tööl üldse konflikte, jah. Ma ei taha, kodus ma võin küll jaurata, kui vaja, aga üldiselt ma arvan kõikide mu kolleegide käest küsida, siis ma ei lähe tööl vastuollu, jah. Väga vähe, ütleme. Aga ma arvan, et see kuuluvusvajadus on minus väga tugevasti juurdunud. Et ma küll rääkisin, et ma armastan üksi olla, aga ma ei ole individualist, kindlasti kohe mitte. Et mul on vaja neid inimesi, mul on vaja ka neid ühiseid laua taga istumisi, proovis neid koos materjali lugemist, seda kolleegide tuge mul on vaja. Ma ise ei ole olnud võib-olla alati kõige parem kolleeg, sest et ma olen teinud teadliku valiku mingi hetk, et kui mu lapsed sündisid, siis mu prioriteet oli minu kodu. Mul oli üks kodu, mul oli üks perekond, teater ei olnud minu perekond, teater oli minu töökoht ja kolleegid olid minu kolleegid ja võib-olla sellel hetkel tundus, et ma kuidagi hoian eraldi või ei käi pidudel või ei osale mingisugustel, ma ei tea, mingitel kombestikus, mis oli ju teatud lavastuste juures välja kujunenud, siis ma läksin kohe koju oma laste juurde. Aga see oli minu otsus, see oli minu valik. Ma tahtsin, et nad tunneksid, et nad on kaitstud ja armastatud ja isegi kui ema käib ära, ta tuleb alati tagasi. Mitte nii, nagu seal sentimentaalses väärtuses öeldakse, et sa läksid alati ära, isa on. Sest laps näeb seda ikkagi nii, et näeb natuke teistmoodi seda. Et jah, et see oli minu valik, aga ma arvan jah, et see tegelikult ma oma loomuselt olen selline, võib-olla mõni ütleks igav, aga ma olen selline nagu truu. Ma ei taha juuksurit ka väga tihti vahetada, sest et ma kardan, et kui ma olen juba välja valinud selle, siis ma tahan sinna nagu jääda.
seetõttu mulle ei meeldi ka muudatused eriti kiiresti, ma ei lähe nendega kaasa ja mul on nagu raske kohaneda, kuigi ma olen alati arvanud, ma olen kiire kohaneja, siis ikkagi mul läheb ikkagi aega, kui asjad ei ole päris nii, nagu mina tahan, et nad oleksid. Kuule, ma sain vastuse sellele, mida ma alguses uurisin ja puurisin. Vaadake meie esimest videot, kui Elisabeth kargas vetsust välja. et kuidas sa nii kaua oled ühe mehega olnud ja kogu see pere. Nüüd ma saan aru, sa oled lihtsalt truu. Sa oled oma mehele truu, sa oled oma lastele truu, sa oled oma perele truu, sa oled oma teatrile truu. Sa oled ise endale ka truu siis. Jaa, no ma kindlasti ei taha endast jätta pilti, mis ei vasta minu tegelikule olemusele. Et ma ei taha, et mul oleks loomulikult me kõik kanname maske, see on ju selle vastu ei saa, sest muidu me läheks lihtsalt hulluks. Aga ma tahan, et oleks ikkagi, et ma saaksin häbenemata endale otsa vaadata. Mitte nii, et issand, ma ütlesin seal mingeid asju, mida ma nagu üldse ei mõtle. Muidugi seda ma tahtsin juba sissejuhatusena öelda, et ärge nagu kõike uskuge, mida ma räägin, sest teoorias ma olen väga tugev. Aga praktikas mul läheb ikka ka nässu mitu korda elus on ikka nässu läinud ka. Täna proovis läks mitu korda nässu mul. Ei tulnud üldse välja. Okei, jumal tänatud. Sa oled kõik inimene. Ei, no muidugi. Ei, selles mõttes, ma ei tea, kas see truu või ma olen kindlasti idealist. Ma usun, et inimesed on ilusad ja head. Ja siis ma alati pettun. Ma ei ole realist. Realist on see, kes võtab nii, et ma tean, et on nii ja ma võtan seda realistlikult. Aga mina olen idealist, ma tahan uskuda. Ja siis ma näen, et miks ei ole nii, nagu ma lootsin. Lõpp, 50. See ei ole lõpp. 50 ei ole lõpp. Ei, ma ei kavatse kuhugi kaduda. Et selles mõttes nähtamatuks jääda. Ma ei kavatse, jah. Kuule, kas sa oled mõelnud, nagu osad tiivad on meil ju olnud sellised suured tiivad. Nad on tõesti sõna otses mõttes jalades. Jälle me jõuame morbiidse teemani. Alustasime morbiidselt, lõpetame. Teatrist lahkunud jalade ees? Ma ei ole seda mõtet, ütleme, lõpuni mõelnud. Kuigi ma pean ütlema, et elust lahkumise peale ma ikka aeg-ajalt mõtlen. Ma mõtlen just selles tähenduses, et kuidas milline viiv see elu on. Ja loomulikult, kui ma räägin, et nii mõnus on vanemaks saada, ja loomulikult, kui ma vaatan tagasi oma mingisuguseid noorpõlve pilte, see aeg on lihtsalt nii halastamatu, et see on me võime küll olla hästi säilinud ja ma ei tea, mis on ju, aga ikkagi ma vaatan seda tütarlast või seda noort neiut ja ma mõtlen, et see on teine naine. See ei ole mina, et see, ma olen teine naine. Aga ma ei tea, võib-olla see jääb ka kuskile teise ajastusse, see jalade eest teatrist lahkumine. Ka samas, kui palju näiteks ma armastan väga briti näitlejaid ja kui sa vaatad neid vanu briti daame, kui ägedad nad on ja kui kihvtid nad on ja kui vormis nad on ja et see on mitme otsaga asi. Et ma arvan, et elus üks kõige olulisem asi on üks kõige olulisemaid asju on lahkuda õigel hetkel, lahkuda peolt õigel hetkel, lahkuda tähesärast õigel hetkel, lahkuda, ma ei tea, võib-olla ka lahkuda kooselust õigel hetkel, kui asi ei ole veel päris hapuks läinud. Aga ma ütlen, see on teooria. Kooselude kohta mina ei oska mingisugust arvamust avaldada, sest et minul ei ole ju eriti palju kogemust. Jah, see on täiesti müstiline. Ma ütlesin, et näitlejad on ikka näitlejatarid on ikka sellised, et ja partnerid aga vahetuvad ja armutakse oma lavapartneritesse. Ei, kindlasti armutakse, eks minagi olen armunud. See on ju loomulik osa elust. Või siis see, et keegi on sulle sümpaatne või keegi meeldib sulle või sul on temaga lihtsalt tore koos olla ja küsimus on nüüd selles, et mida sa sellega peale hakkad? Mis sa teed siis nüüd? Ette kujutada on palju lõbusam alati. Fantaasia on palju värvikam asi kui nii-öelda see the morning after. Realist. Väga tore. Kuule, aga järsku teeme siis, nüüd on 50.
60 ei ole nii põnev. 60 on tavaline sünnipäev. Täiesti. Äkki mis see järgmine verstapost võiks olla? 75 on äge. Kuule, 75 me kohtume. Olgu, teeme nii, kokku lepitud. Just.